juhtus üks põnev asi. Ma vaatasin seda, et kuidas energeetiliselt siis erinevad tiimid organisatsioonides kokku mängivad. Ja minu üllatus oli päris suur, kui ma nägin, et meie enda väike tiim ei olegi väga hea. Pilt on päris kirju. Kuskil on overlappi, kuskil on võib-olla isegi natukene sellist, kuidas öelda, konkureerimise momenti ja kuskil on puudusi. Meil ei ole palju inimesi, aga see pilt ei ole nii hea, kui võiks. Ja ma vaatasin mõne kliendi pealt seda uut vaadet, mis ma tegin. Mõned on päris head. Et ma täitsa kadestasin, et kuidas neil on küll kõik nii hästi balanssi sattunud. Ja muidugi oli ka neid, kellel olid ka augud sees ja sama häda, et väike meeskond ei suuda olla või kõik võimekas kõikides kohtades, kus organisatsioonis oleks vaja. Ja eks see juht mulle ütleski, et eks me peame siis pingutama paremaks saama. Ma saan aru, et see on nagu selles mõttes õige mõte, et kui ei ole, siis tuleb midagi teha. Aga see on nüüd küll niisugune koht, kus energeetikat sa oma skillidega ei paranda. Ja see on see koht, kus skillidega sa suudad ennast ära väsitada. Õigem lahendus oleks selles kohas ikkagi vaadata endale tiimi juurde inimene, kes just selle lünga ära täidab. Ja nüüd me jõuame sinna kohta, et inimene pole ainult energeetika. Inimesel on skillid, inimesel on isikuomadused, terve hulk igasuguseid võimekusi ja parameetrid veel, mida oleks mõistlik jälgida ja järgida selleks, et see tiim kokku hakkaks töötama. Ehk siis, kui sa täna teed recruitingut ja sa ei vaata isikuomadusi ja sa ei vaata energeetika parameetrid, siis ma ei tea, mis asja sa teed. Anna andeks, ma ei tea, mis teed. See, et mingid tiimid lõpuks nagu tööle saavad ja edukad on, see on ikkagi päris suur ime. Sellega ma arvan, et on enamus ettevõtjad nõus. Et see, mis turul täna toimub, lihtsalt lampi kedagi otsida, vaadata CV-sid ja sealt pealt värvata. Vabandust väga, ma ei usu sellesse. Ma ei näe, et see töötab. Ja ma kogu aeg olen mõelnud, et midagi on alati häda. Ja ma ei ole saanud kunagi sellist tiimi endale kokku, kui ma oleks päris rahul olnud, et kõik oleks päris õige olnud. Ja ma ei ole saanud teada, miks see täpselt nii on. Täna mul on vahend, mis näitab mulle, miks need asjad nii on. Ja sa saad fiksida seda, mida sa tead, et on katki. Või sa tead, mida sa tegema pead. Aga ükski inimene meist ei käi ringi otse ette kirjutatud silt, et ma suudan teha nii palju produktiivset tunde. Ma olen selles tiimis, selles rollis. Ma täidan energeetiliselt neid lünkasid. Seda pole kirjas. Ja kui ma seda ei tea, kuidas ma seda siis fiksiksin? Ma ei fiksigi seda. Võimatu. See on mission impossible. Kuni hetkeni tuleb sul rekruuter ütlema, ma toon sulle siukse inimesi. Ma otsin sulle siukse profiiliga inimesi, kes suudab kõike teha. Sorry. Lugupidamisega ei ole võimalik. Mul on üks klient, kellel on päris äge väljakutse. Tema on energeetiliselt ülivõimekas. Tal on isikuomadused sellised, et ta on meeles nagu orkester. Tal on kõik omadused olemas. Ja ta ei leia endale mantlipärijat. Ei leiagi, sest selliseid inimesi on nii vähe, et tema asendamiseks või tema võimenduse pikendamiseks oleks vaja meil tegelikult, ma ei tea, 3, 4, 5 inimest. Sellised on lood päriselust. Ma ei tea, mis on sinu lugu. Aga kui sa tahad vaadata oma ettevõtte sisse ja oma tiimi sisse, kas sul on õiged inimesed õigetes rollides, anna märku, vaatame. Võib-olla on võimalik lihtsate vahenditega teha imesid. Sest ega see kõik inimesed ei pea sul üles tiimis olema. Sa võid ju tiime ümber mängida. Ja mida rohkem on inimesi, seda rohkem võimalusi ja võimendust. Sest et on ka juhtumeid, kus inimesed tõmbavad üksteist maha. Midagi teha ei ole. Tegemist ei ole rumalate inimestega, väga intelligentsed inimesed. Nad lihtsalt ei käi kokku. See ei ole nende viga. See on sinu viga. Ise sa valisid oma tiiminad. Vali need teistmoodi. Pane teistesse kohtadesse ja anna inimestele võimalus oma potentsiaali päriselt realiseerida sinu ettevõtte kontekstis, nii et kõik võidaksid, mitte nii nagu praegu, et kõik saavad kuskilt pealt pihta. Kompromiss on kaotus, sorry. Okei, saame skillidega parandada, aga mitte kõik.